Tere kõigile! Täna ma räägin teile TicWatch Prost. Pikk ülevaade. Olen teda kasutanud nüüd siin umbes 1,5 kuud. Ja kas ma olen rahul, kas ma ei ole rahul, head vead, mis ma olen selle ajaga avastanud, jagan teile natukene muljeid. Lühidalt öeldes olen ma selle TicWatch Pro nutikellaga tegelikult väga rahul. Ta tõesti teeb kõike seda, mida ma tahan. Ja mida ka sina ilmselt tahad, on nii. See kell tõesti töötab hästi. Mul talle tegelikult etteheiteid ei ole. Ma olin kursis, mida ta suudab, kuna ma lihtsalt vaatasin ülevaateid ja ma ei pidanud pettuma, sest ütleme see lubatud akueluiga kuni 30 päeva, see on puhas müügiargument. Jah, ta teeb seda, kui ta panna nii-öelda säästurežiimi, aga siis puudub selle kella ostmisel igasugune mõte. Reaalselt, nagu ma varem ütlesin, selles algses unboxing videos, mida tasub ka vaadata, panen selle lingi üles. Kui te pole vaadanud ja tahate kellast rohkem teada, siis vaadake seda. Seal ma ütlesin, et see aku peaks kestma 2 ööpäeva, kui ma kasutan seda täisvõimsusel nii-öelda kõik funktsioonid sisse lülitatud. Jah, täpselt seda ta teeb. Aku kestabki 2 ööpäeva täpselt. Ehk siis üks hommik panen käele ja kui ta nüüd vahepeal ära teda ei võta, siis järgmise päeva õhtuks on aku tühi. Ehk seal kuskil võib-olla 10% juures. Aga siin on variandid. Näiteks lülitada välja see, et kui kätt liigutad, siis ei läheks ekraan põlema. See annab akule juurde umbes 20%. Puhtalt see, et ta käe liigutuse peale ei sütti kogu aeg. Ja kui lülitada välja ka see, et pudutuse peale põlema ei läheks, see lisab veel umbes 10%. 2 päeva kohta siis kokku. Ehk siis, kui need 2 funktsiooni välja lülitate, saate juba 3 päeva eluiga sellele kellale. Ja nii edasi, et siin annab nende funktsioonide ja asjadega mängida. Reaalselt ma laen teda iga 2 päeva tagant, kuigi ma lülitan selle üldiselt selle kallutamise funktsiooni välja, sest seda tõesti ma ei vaja. Ja siis aku teise päeva õhtuks on aku umbes seal 30-40% vahel veel järgi. Ma panen igaks juhuks siis laadima. Vahest kui ma unustan, siis tõesti 3. päeva õhtuks on ta päris tühi, et seal on mul 3% ja sellised numbrid. Aga siit päästabki see säästurežiim. Panes ta 3% pealt säästurežiimi, kestis ta mul 4 tundi. Pärast seda panin laadjasse, vaatasin enne veel palju akut järgi on, ikka oli 3% järgi. Nii et see säästurežiim tõesti akut peaaegu üldse ei võta, ehk siis ma usun, et see kuu aega eluiga on täiesti reaalne, aga sellisel juhul pole see kella mõtet, võib osta ükskõik millise muu tavalise kella. Nutifunktsioonid on kõik välja lülitatud peale sammu lugeja. Nii et kui ostate, siis ikkagi kasutage eesmärgipäraselt ja olge valmis teda siis kas üle 2-3 päeva laadima, siis ta töötab normaalselt ja saate asju kasutada, milleks ta on mõeldud. Kui täpselt ta samme loeb, südamelööke mõõdab, ma tõesti ei ole sellesse süvenenud. On erinevus sammude juures näiteks. See TicWatch Pro loeb samme 10 000 sammu kohta umbes 1000 vähem, kui näiteks see Xiaomi Mi Band S on see äkki. See loeb 10 000 juba täis, siin on alles 8000 lõpus. Et on erinevused. Kas see mind häirib? Üldse mitte. Põhiinfo ma saan kätte, et kas ma olen seal päeva jooksul ikkagi 3000 sammu juures või 10 000 sammu juures või hoopiski 15 000 sammu juures. Et see on oluline, et ma näen oma üldist aktiivsust. Et see on see, mida ma tahan teada, et kui on ikkagi 3000 sammu, siis on väga vähe käidud, tuleks ennast natukene liigutada rohkem. Kas siis sama päevaga vähemalt järgmine päev siis, kui selleks võib rohkem aega on. Nii et selleks ta väga hästi sobib, võtab südamelööke. Kas mul seda vaja on? Mitte eriti, aga vahest on hea seda teha, kas huvi pärast. Muud funktsioonid eriti ei kasuta, siin on GPS asjad on peal, aga saab ka mingid mänge installeerida, värki-särki. Ma tõesti ei ole sellega tegelenud, ma ei kasuta teda ka mingisuguse sportimise eesmärgil, absoluutselt mitte, puudub selleks vajadus. Kui panna ta mingisse aktiivsesse sportrežiimi, siis muidugi akul kulub rohkem ja ta saab rutem tühjaks või näiteks GPS-i trackima, et siis võib-olla peaks laadima iga õhtul. Aga ütleme nii, et tavakasutuses nii-öelda kellana ja sellena, et ta näitaks mulle, kes helistab, sest see on põhifunktsioon,
näitab mulle helistajat, nii et telefoni helise, võtab vastu emailid, kas või Messengeri sõnumid või Facebooki postitused, kui neid vaja on, tavalised sõnumid, kõiki neid ta näitab, saab siit kella pealt tegelikult ka kiirelt vastata, kui vaja on, või kellaga isegi rääkida, nii nagu Kit. Teate küll, kuidas see käis. Et need võimalused on selle kellaga olemas. Ma ei ole viitsinud seda põhjustused proovida, sest ma kasutan hands-freed, et kõrva hands-free on väga mugav ja ei kasuta kellaga rääkimise funktsiooni tänapäeval, et see tõesti näeb välja väga 80-ndad, kui oli rääkiva auto. Noh, tänapäeval ei ole need üldse enam imeasjad, aga no see selleks. Ühesõnaga, mingeid etteheited tegelikult mul selle kellale ei ole. Ma olen see kellaga rahul, ta teeb täpselt seda, mida ma arvasin ta teeb ja ma ei ole ühelgi hetkel tegelikult pettunud olnud. Mida ma soovitan on osta rihmad, lisarihmad. Siin on näiteks mul mitu rihma, see on originaalrihm ja nagu algses videos ma ütlesin, et see peaks koguma mingisugust saastasahit nii-öelda käe pealt, kuigi käsi on nii-öelda pestud tegelikult, siis tõesti ta neid mingit nahajääke või asju kogub, et ma ei teagi, mis asjad need siin on, et selline valge värk, see on üks päev kantud ja pärast seda tegelikult ma jätsingi selle rihma seisma ja spetsiaalselt ei pessunud ära, et teha see video. Et kasutan teisi rihmasid, millel sellist probleemi ei ole, et siin on sellised sportlikumad rihmad, värvilised näiteks. Suurusjärk, ma ei tea, mingi 12 € äkki tükk või mingi seda, ma ei teagi, mis nad maksid. Need olid mis komplektis. Komplektina äkki mingi alla 20. Ja siin on metallrihm, väga mugav. Saab panna täpselt nii pika, kui ise tahad. Tal mingisugust auke või nagasid ei ole nii-öelda, et universaalne selline täpselt nii pikalt, kui tahad, saad reguleerida ja magnetiga tõmbab iseenda külge kinni. Ja hetkel on see tõesti väga mugav, kasutan igapäevaselt. Et näeb ka täiesti normaalne välja selle rihmaga see kell, et viisakas. Selles mõttes, et ta ei meenuta nüüd enam sellist spordikella nii-öelda või siis lihtsalt sellist nutikäevõru, et ta on ikkagi tavalise kella moodi ja see on ta kõige suurem pluss minu jaoks. Puuduseid ei oskagi austuseks öelda, sest et ma ei kasuta teda mingite imeasjade tegemiseks, milleks ma ei kasutada midagi muud, näiteks telefoni või ma ei tea kas või arvutit, et ma tõesti ei mängi siin mingeid mänge ja mingid, ma ei tea, mis imevigurit ta peaks tegema. Jah, teda võiks restartida, ütlen võib-olla korra nädalas. Ja see on selle pärast, et ta on natuke aeglane vastu võtmaks kõnesid. Mida see tähendab? Tähendab seda, et näiteks telefon heliseb telefon, ma heliseb, siis hakkab mul värisema see käevõru, peaaegu kohe pärast seda, kui telefon heliseb, ja siis läheb veel nii-öelda seda paar kutsumist aega, noh, võib-olla seal, ma ütleks isegi 3-4 sekundit, kui hakkab värisema siis kell ja tuleb ette kiri, kes helistab. Et see on selline viivitusaeg ja kui kell on väga pikalt olnud restartimata, mul oli 2 nädalat mingi hetk, siis ma avastasin, et see aeg läks nagu pikemaks. Aga pärast restarti see läks tagasi lühemaks, et see tõesti see mõni sekund hiljem, see ei ole nagu mingisugune probleem. Aga noh, kuna mulle võimalik see avastada, siis see oli nagu lihtsalt nähtav ja selline erinevus tekkis. Muus suhtes aeglane ma ei oska öelda, kasutan teda ikkagi selle jaoks, et näha, kes helistab ja vaadata neid e-mailide sõnumid kiirelt ära. Muid funktsioone ma siin põhimõtteliselt ei ole kasutanud. GPS-i kavatsen kasutada, aga ei ole selleni veel jõudnud. Ma arvan, siin mingit probleemi ei ole, et ta toetab nii enda sisest GPS-i kui kella oma, et ta võib emmast kummast need andmed võtta ja näidata Mapsi peal oma reaalset asukohta, ehk siis kus sa oled selle kellaga ja saab kella koju jätta. Saab siia laadida mingisugused muusikapalad, mingid podcastid sisse, kui soovid ja nii-öelda siis panna kõrvalapid pähe, juhtmevabad Bluetoothiga ja rahulikult minna sportima, trackida oma spordiraja või lihtsalt jalutuskäigu ära ja telefon on kodus. Seda kõike ta teeb, mingit probleemi ei ole, aga noh, nagu ikka, mida rohkem sa neid funktsioone kasutad, seda ruutem aku tühjaks saab. 2-3 päeva reaalselt kasutada ilma laadimata ei ole probleem, rohkem minu meelest on, et see ei ole võimalik,
kui tahate funktsioon säilitada. Minul pole see probleem, mina olen rahul. Vot nii. Nii et kui leiate, et selline kell võiks teile olla nagu normaalne valik, sobiv valik, siis 250 eurot minu meelest täiesti okei. Samasugune Samsungi kell 100 eurot kallimana mina ei näe põhjustust. Aga võib-olla mingid eelised kellelgi on, et maitse asi. Vot nii. Sellised muljed siis TicWatch Prost pärast 1,5 kuud kasutamist. Olen rahul ja kavatsen seda kella, ma arvan, üks aasta või paar ikkagi kasutada, kuni tulevad uuemad, uhkemad, ägedamad mudelid. Ehk siis olen näha, kas ostan uue või üldse loobun. Hetkel ei plaani. Kõike head teile ja järgmise videoni.